Tere armsad kuulajad ja vaatajad, mina olen Kristiina Metsala. Ja mina olen Naatan Metsala. Ja see on meie podcast Vaheaum, kus me räägime kristlikust elust, usust, jumalast, meie kogemusest usueluga ja kõigest sellest. Täpselt nii. Ja tänases osas me räägime sellisel teemal nagu tasakaalukas või normaalne kristlane. Jaa, see on väga-väga huvitav teema. Mis asi on tasakaalukas ja normaalne kristlane? Kes seda teab? Ma pole otsustanud veel pealkirja osaks, sellepärast on tasakaalukas või normaalne. Mitte kumb või. Üleüldiselt meie teema fookus täna on siis selline tasakaalukas kristlus ja küsime üksteise käest küsimusi. See on väga hea, väga hea mõte, väga hea teema. Mina alustan esimese küsimusega. Mis uus komme see siuke on, et sina küsid minu käest esimesena? Mulle meeldib nii vidassi rohkem. Kallis, ma tahtsin küsida sult, kuidas sinul nädal läks? Väga hästi. Mis sa tegid see nädal? See nädal ma tegin palju asju. Väga hea. Ma käisin operatsioonil. See läks hästi. Lõpuks mu 2 kuud kestnud mingid tervisejamad on mingis osas lõpule jõudnud vist, ma loodan. Läks tõesti väga hästi. Mul tavaliselt ausalt ma teen nalja, et mul käib nagu Murphy seadus kallal, et kui saab midagi halvasti minna, siis mul läheb halvasti terviseasjadega eriti. Ja nüüd läks nagu väga hästi. Kõik oli suurepärane taastumine, suurepärane. Väga kiiresti olin juba püsti peale oppi ja siis mul kukkus telefon veitsu potti ja ma pidin uue ostma. Sama päev. Aga hea, äkki nüüd meil on parem kvaliteet, ma loodan. Jah, me naarsime ka selle üle kodus. Naarsime ka, et valik, et kumba Murphyt sa nagu eelistad. Kas tervisega või telefoniga, siis me otsustasime, et me võime palju telefonast nagu vaja. Ja tegelikult eks see on poolega naljaga pooleks ka, sellepärast, et kristlastena me ikkagi, me teame, et Jumal on suurem üle kõige, aga see on lihtsalt väga naljakas olnud. Jaa. Aga nii, et on väga hea nädal olnud. Meil on väga palju teenimist on olnud, teenimistööd, nii ägedad inimesed on tulnud Jumala juurde, lootusaeg, festival toimus just, tuli väga palju uusi inimesi meie õdede-vendade hulka ja selle üle on ainult hea meel ja ma saan aru, et mõningad tulid ka vaatama meie podcasti, nii et tere tulemast kõigile. Meil on tõesti väga hea meel teie kõigile. Aitäh, et te kuulate meid, et te olete subscribe'inud, et te like'ite, et annate tagasisidet pidevalt. Suur aitäh teile tõesti meie kõik armsad kuulajad ja vaatajad, et see on meile väga innustav ja väga, väga armas on tööd teha, kui ka hinnatakse. Jah, 100%. Kui on ja eriti kui on sellest ka nagu kasu ja me teame ja kuuleme seda, et see on nagu meile endale kõige olulisem tegelikult. Te võite täiega meile kirjutada ja jagada, kuidas Jumal on teie elu muutnud ja kuidas see on meile ennustuseks. Ja. See on nagu sisemine kütus, et selles mõttes on see väga äge. Ja just, et kui ei taha avalikult ka kirjutada, täitsa privaatselt võib keegi kuidagi. Meie meiliaadress Vaheaum podcast@gmail.com. Vaat, ma peaks selle panema meie linki ka. Meil on väga palju pooleli olevaid asju, me peaks oma veebilehe ära tegema, et saaks müüa oma merchi ja meil on esmalt Jumal siis kõik muu nagu särgid olemas, meil on kõik olemas, aga me lihtsalt pole jõudnud selleni. Jah, siuke pisike faktor nagu aeg on olnud lähe vajaka. Aga kes oleks nüüd arvata, et 1,5-aastase lapse kõrval sul ei ole aega? Ja, meil läheb natuke aega asja tegemiseks. Aga Natju, kuidas sinu nädal läinud on? Tänan küsimust väga hästi. Lisaks sellele, et ütleb veel esimene suurim asi oli sinu asjad ja tänu Jumalale, et need läksid hästi. Ja siis oli ka muid, et minul oli hästi tihe töönädal, mis läks ka väga hästi, lihtsalt hästi tihe on olnud. Et lühidalt, konkreetselt hästi on see märksõna siin juures olnud. Ja jah, äge on teenida Jumalat jälle koos. See meeldib jälle koos. Aga, muisi, kuna mina alustasin küsimusega, siis mina saan jätkata esimese sisu küsimusega ka. Haha, nii et kallis, mis on sinu arusaam normaalsest kristlusest ja kuidas see on ajas kujunenud? Ja see huvitav kontseptsioon normaalsest kristlusest on tõesti kujunenud läbi minu kristliku elu palju. Ma kunagi nagu arvasin, et peab olema see üks kindel versioon sellest normaalsest kristlusest. Et on olemas see nagu nii-öelda ülim kristlane või siuke superkristlane, kes
kes teenib täiega, ärgab hommikul kell 5 üles, loeb mitu tundi piiblit, palvetab, käib ühel teenistusel, teisel teenistusel, läheb mentortab 5 inimest, siis läheb veel ühele teenistusele, teenib täiega ja siis lõpuks magama minnes ka palvetab veel 2 tundi, igaks juhuks veel otsa, natuke loeb piiblit ka ja siis läheb magama ja hommikul jälle uuesti. Et sa oled nagu kogu aeg selles teenimistöös, on ju. Ja kogu aeg selles nagu pidevas osaduses Jumalaga, aga kasvades natuke suuremaks ja vanemaks oma kristlikus elus ma olen aru saanud, et see osadus Jumalaga ja see Jumala teenimine võib näha väga erinev välja erinevate inimeste jaoks. Ja nagu me näeme meie kristlikus maailmas, meil on nii palju erinevaid denominatsioone, meil on katoliiklased, luterlased, baptistid ja nii edasi. Ja kõik lähtuvad sellest normaalse kristlase tüübist vastavalt oma arusaamistele. Ja ma kunagi arvasin, et peab olema see üks õige versioon. Ja minu versioon oli väga siuke karismaatiline evangelikaalne kristlane. aga see on muutunud. Ja et peab olema see üks versioon, aga nüüd ma olen aru saanud, et see versioon ongi erinev ja see on okei. Et ongi mõni inimene, kes armastab seda, et ärkab üles hommikul ja kohe küsib Jumala käest, mida täna süüa, mida täna selga panna, et vanasti ma mõtlesin, et see on küll nagu üle spiritualiseerimine juba, on ju. Aga samas mõne inimese jaoks see töötab. Mõne inimese jaoks on see, kuidas tema on osadus Jumalaga. Okei. Kes olen mina, et seda hukka mõista, on ju. Või siis näiteks mõni inimene leiabki, et tema tahab käia kirikus missadel. Tema tahab käia pihtimas, tema tahab käia monotoonse häälega ülistust kuulamas, et see on nagu hea tema jaoks, on ju, palun väga, miks mitte. Ja neid nagu versioone on nii palju erinevaid ja see on okei, et me vaatame asju erinevalt, et me ei pea nagu hakkama kuidagi sõda üksteisega pidama, et mis on see nagu õige kristlase tüüp, on ju, ja on nagu muidugi sellel spektrumil, et kas sa oled nagu leige kristlane või sa oled tuline kristlane Jumala järgi, on ju. Sest et mõlemas, või igas denominatsioonis sa võid olla see leige kristlane, kes käib lihtsalt kirikupinki nühkimas, on ju, ja ei ole südamega asja juures, või sa võid olla täiega tuline südamega asja juures kristlane, on ju. Igas denominatsioonis. Ja ma olengi leidnud, et see nagu erinevus on okei. Et see arusaam normaalsest kristlusest muutus ka minu jaoks, kui ma hakkasin õppima nagu teiste kristlaste kohta, teiste denominatsioonide kohta, miks mingid inimesed arvavad nii, miks näiteks katoliiklased ristivad beebisid, aga meie tahame ristida nagu enamalt täiskasvanuid või siis kui inimene on teinud juba teadliku otsuse, et ta tahab saada ristitud, on ju. Ja miks osad teevad ühtemoodi, teised teistmoodi, on ju. Ja ma hakkasingi õppima ja ma leidsin nagu, see piibelikirja kohta, et kus Jeesus ütleb, et minge pange haigetele käed peale, on ju. Ja ma olin nagu tükk aega mõelnud selle üle ka, et kuidas see tervendamine käib ja mismoodi me tervendame, kas me lähemegi tänavatele ja tervendame ja kuidas inimesed terveks saavad, on ju, aga see on hästi nagu karismaatilise liikumise mõtlemine, on ju. Et meie inimesed on väga sellised, et nüüd et me tõlgendame otse seda, et lähme paneme käed peale inimestele, on ju. Ja siis vahest võidakse mõelda, et aga ma ei tea, katoliiklased ei tee ju seda, on ju. Järelikult nad ei ole need tublid õiged kristlased, on ju, sest nemad ei tee nii, nagu Jeesus ütles, aga katoliiklaste poolt on maailmas ühed kõige suuremad haiglad ehitatud, kus ka inimesed tulevad, panevad käed peale. Arstid reaalselt teevad inimesed terveks, on ju. Ja siis ma sain aru, et oot. Võib-olla see on nagu palju laiem pilt hoopis, et ma olen nagu nii kitsalt vaadanud enda nagu mõistmise tasandil, on ju, enda arusaamise, enda tausta arusaamise tasandil, on ju, me kõik tõlgendame ju enda taustast lähtuvalt asju, on ju. Just. Aga et ma sain aru, et sellel on nagu palju suurem tagamaa tegelikult nendel asjadel, on ju. Ja ma sain ka aru, et kõigi jaoks ongi see erinev, kõigi jaoks on evangeliseerimine erinev, kõigi jaoks on ka vaimuandides käimine erinev, meil kõigil on erinevad vaimuannid, on ju. Ja mõnel väljendub see nende karjääris, näiteks arstiks olemine, on ju. Mõnel väljendub see, et nad lähevad tänavale ja palvetavad ja Jumal teeb inimesed terveks, on ju. Ja mõndade jaoks on see evangeliseerimine tänaval, mõndade jaoks nad lähevad telesse, on kuskil suured juhid ja siis tulevad, räägivad Jeesusest, on ju, ja paljud mittekristlased on nagu, näed, nii äge inimene, usub Jeesusesse, kuule peaks ka vaatama, kes Jeesus on ju. Et see on nagu
noh, et nii erinev arusaam on see, et mis on see nagu nii-öelda normaalne kristlane ja ma arvan selleks, et enne kui me hakkame mõtlema, et noh, et kes see normaalne kristlane on või milline on see tasakaalukas kristlik elu, me peame aru saama, et me kõik mõistame seda erinevalt ja see on okei. Jaa, selles mõttes see on täiega, ma olen sinuga nagu 100% päri, sellepärast, et vaata lisaks sellele, et me kõik oleme nagu mõistame asju erinevalt, me oleme ju inimesed. Mul oli täpselt see sama oli näiteks enda töö osas, et ma avastasin, et nii paljudest erinevatest kultuuridest inimesed tegelikult lõpuks kõik ongi just nimelt lihtsalt inimesed. Et vahet pole, kas nad on erinevast religioonist või rassist või kontekstist, mida iganes. Et kui sa nagu tegelikult inimestega suhtled, siis sa õpid neid tundma, sa saad aru, et appi inimesed on inimesed igal pool. Ja see võtab väga palju stigmat kuidagi tegelikult vähemaks, eks ole. Sama on tegelikult ka usuga. See on täpselt see sama asi, et kui tunduvad sulle teise denominatsiooni või usulahkme nagu käitumiskombed veidrad või võõrad, siis ma nagu julgustan, nagu sa ütlesid ka, õppida lähemalt tundma neid. Sellepärast, et see võtab väga palju seda stigmat ja arusaamist nagu vähemaks tegelikult. Lisaks on veel see dimensioon ka, et vaata, kui sa tuled alguses usule, see on nii värske ja uus asi, et sul puudub see raamistik mõistmaks ja arusaamaks seda nagu võib-olla nii nagu teised inimesed, kes on juba kogenumad, sest see on midagi täiesti uut. Ja sa pead nagu õppima kuidagi selle sees navigeerima ja mõtlema, on ja. Ja minu suur elu nagu boonus oli see, et mina kasvasin kristlikus peres, mu vanemad on pastorid ja see aitas mulle hästi palju mõista nagu Kristust juurde nagu enne seda, kui ma tegelikult ise päästetud sain. Et mul oli see nagu raamistik mõtlemist oli juba paigas nii-öelda emapiimaga kaasas. Ja see tegelikult nagu, et siis kui päris asi nagu tegelikult ära toimus ja ma päriselt kristlaseks sain, siis ma nagu sain aru, et sellepärast meie pere teebki aast X-ini neid asju niipidi. Et siis sul on järsku nagu kõik selge. Ja see tegelikult toetas hästi palju, on ju. Et see oli hästi hea. Aga ja ma arvan, et sellepärast ma ei ole ka ise väga palju langenud mingisugustesse naljakatesse usu ekstreemsustesse, sellepärast, et Jumal on hoidnud ja ka pere on õpetanud, ütlen ausalt, vanemad on õpetanud õigesti. Ja hoidnud alandlikkust nendes asjades ka. Et ma arvaks, et see taust on lisanud võib-olla endale ka juurde, et minu arusaam on samamoodi olnud evangelikaalne, aga võib-olla 2 jalaga maa peal evangelikaalne, kui ma tohin niipidi öelda. Et ma tahaksin väga tihti ma mõtlen ratsionaalselt ja palvetan ebaratsionaalselt. Võib nii öelda. Tegelikult ma palvetan ka ratsionaalselt. Aga lootuses. Alati lootuses. Et ma võin paluda küll, et Jumal, ma näen, et ülilihtne näide. Jumal, ma näen, et eelarve ei luba, aga äkki saaks. Väga tüüpiline palve, on ju. Et või Jumal, ma näen, et on halb, aga äkki saaks hästi. Või Jumal, ma näen, et see on võimatu, äkki me võiks nii teha või äkki lootus on selle nimi. Lootus. Ja see ongi alati ebaratsionaalne. Peab ka seda hoidma ja säilitama. Nii et minu jaoks need 2 asja laulutada kokku on oluline. Aga kuidas näeb sinu jaoks välja selline tasakaalukas kristlik elu? Et üks asi on see, et me saame aru nagu mõtestame enda jaoks lahti, mis see nagu normaalne kristlane on ju? Aga mis sinu jaoks on üldse normaalne kristlane siis? Minu jaoks üldiselt normaalne kristlane siis on inimene, kellel on aktiivne suhe Jumalaga. Ta palvetab, ta loeb piiblit, ta käib kirikus, tal on kogudus. See on oluline. Sa võid olla ka 2 koguduse vahel nagu vahetamas kogudus, see on ka normaalne. Aga lõpuks sa pead kuskile minema, see on hästi oluline. See on sinu endale väga vajalik, sest see näitab kuuluvust ja õpetuslikku kuuluvust, juhitavust, alandlikkust, kommuuni. Nii palju asju tegelikult, aga see on täitsa eraldi teema, miks on kirikut vaja. Aga lisaks sellele dimensioonile ta on oma elus normaalselt hakkama saab. Ja ma mõtlen nagu üldises mõttes. Meil kõigil on vahel raskusi, see on normaalne, käib elu juurde. Ka Jumal kasutab neid ja aitab meid nendes asjades. Aga et üldjoontes ta saab hakkama endaga. Ta saab hakkama oma pere hoolitsemisega või pere juhtimisega. Ta saab hakkama, ta saab hakkama abielusuhtega, ta saab hakkama sõpradega. Ta on normaalne inimene. Igas mõttes. Ja ta lähtub ja lähestab oma nii vaimuliku elu aspekte kui ka mitte vaimuliku elu aspekte lähtub sellest, mida Jumal arvab. Ta küsib ja arvestab sellega, mida Jumal tahab. Ja siis läheb selle järgi. Ja minu jaoks see on kristlus. Sellepärast, et sa järgid seda, mida Jumal tahab. Umbes niimoodi näeb välja normaalne kristlane. Aga milline näeb sinu jaoks välja normaalne kristlane? See, kes armastab Jumalat ja armastab teisi inimesi. Väga piibelik. Sest et
sest et kui sa armastad Jumalat, sa armastad teisi inimesi, mida rohkem sa täidad ennast Jumalaga, seda rohkem see täidab sind selle Jumala armastusega, mis voolab üle teistesse inimestesse. Sa hakkad inimesi nägema teistmoodi. Kui sa lähtud nagu oma arusaamisest, et mis on see normaalne hea kristlane, on ju, siis tekib selline asi, et sa hakkad neid pinnukesi märkama teiste silmas. Ja sa nagu paned ennast kohtumõistjaks mitte ainult iseenda üle, vaid sa hakkad ka teiste üle kohut mõistma, et kuidas keegi on ju, ja kas nad vastavad sinu mõõdu poole. Et kui näiteks sina, ma ei tea, võitled ropendamisega näiteks, on ju, ja sa tahad ropendamist lahti saada ja sa oled ise täiega punnitanud, et mitte ropendada, kohe, kui sa kuuled kedagi teist kasutamas nagu mingit halvemat sõnavara, kohe on nagu oot, see küll ei ole hea kristlase käitumine, on ju. Või näiteks, naiste puhul, mida on palju, on ju, et kui sa tegeled sellega, et sa üritad riietuda nagu kinnikatvamalt rohkem, on ju. Ja siis kohe, kui sa näed kedagi teist olemas miniseelikuga koguduses, siis kohe on see, et oot, see küll ei ole õige kristlane, nii küll ja see küll ei ole jumalakartlik naine, on ju. Aga näiteks see just naine on see, kes, ma ei tea, just on saanud vabaks mingitest sõltuvustest, asjadest, Jumal on niimoodi tööd teinud temaga, ta on tulnud Jumala juurde tagasi ja taevas rõõmustab ta üle nii väga, on ju. Aga kui sa oled selle oma kohtumõistmise sees, siis sa ei märka seda. Sest et meie, nagu Saamoli raamat kirjeldab ka, et inimene näeb seda, mis on inimese ees, aga Jumal näeb seda, mis on südames, on ju. Ja me lihtsalt ei näe alati seda südant, on ju, kui Jumal kuidagi ei ilmuta seda meile, on ju. Aga et me näeme seda, mis sees on ju, aga kui me oleme enda kohtumõistmise nagu, kui me lähtume asjadest enda nagu mõistmise, arusaamise juures, siis see kohtumõistmine on palju rutemini tulema, on ju. Aga kui me täidame ennast Jumalaga, siis Jumal hakkab meid muutma puhtamaks, enda sarnasemaks, ja see täidab meid armastuse ja armuga, nii et me hakkame teisi inimesi nägema, et kuidas ma saaks talle sellel kristlikul teekonnal abiks olla, kuidas ma saan teda toetada, mida ma saaks teha, et ta veel rohkem tuleks Jumala juurde, et kuidas ma saan teisi aidata, sa hakkad nagu armuga nägema inimesi. Ja see on see vahe, et kui me vaatame inimlikult, me vaatame kohtumõistvalt kuidagi, aga kui me vaatame läbi Jumala nagu prillida, siis meil on selline nagu filter ees. Sa ei mõista kohut inimeste üle. Ja ma arvan, et ja see hoiaku vahe tuleb sisse, kui sa nagu lased lahti oma pingutustest olla see tubli kristlane ja sa lased reaalselt Jumalal tööd teha. Jaa, need on nii head pointid, see kohtumõistmise ja nagu pinnu silma nägemine, see seos on hästi oluline, seda muide ei ole, see on väga süke peidet seos võib-olla, kui sa mõtled selle peale, aga see on nii loogiline tegelikult. Et see muudab meid nii kõrgiks ära kuidagi. Ja teine asi, mulle väga meeldis see point, mille peal sa rõhutasid ka, et see armastuse, et me muutume nagu me näeme inimesi sellise armastuse filtriga. Armuga, täpselt. Mulle väga meeldib, väga paljud kirikuõpetajad, just traditsioonilised, katolik, luterlik, sellised õpetajad räägivad väga palju kaastunnest, mis on muide väga, ma olen ise ka märganud seda, et sa suhestud inimestega kaastundeliselt palju rohkem, et isegi kui sa ei mõista võib-olla täpselt seda, mis tema elus toimub või mingi inimese elus toimub või millega ta võitleb, siis sa ei mõista kohut, vastupidi, sa üritad sealt läbi saada, on ju. Et sa ei peagi alati mõistma kõigi inimeste kõiki probleeme, sa pead lihtsalt olema seal olemas nende jaoks, on ju. Ja see on nagu, see, mida Jeesus meile tegelikult õpetab ka, on ju. Ja need on nii head mõtted, jah. Milline näeb sinu jaoks välja see tasakaalukas kristlik elu? Tasakaalukas kristlane ärkab iga hommiku täpselt 7:00 punkti pealt. Tasakaalukas kristlane, ma arvan, et on inimene, kes laialt kokkuvõtvalt võib-olla öeldes on selline, et ta saab hakkama oma igapäevaeluga ja ta saab hakkama ka vaimuliku eluga. Ja need kaks asja on omavahel seotud niimoodi, et see vaimulikku mõjutab seda ilmalikku, mitte vastupidi. Ja see on oluline, sest et see on see, kus kohas meie peame olema need joonehoidjad, on ju, ja need ütlejad, et meil lase mõjutada maailma arvamustel või sündmustel või asjadel seda, kuidas me suhestume Jumalaga. Sellepärast, et see on hästi oluline, et kui sa vaatad piibli tegelasi, on ju, minu viimase aja üks suurimaid avastusi on see, et piibli tegelased kordagi oma kõiges keerulistemates olukordades, näiteks Taavet, kui tema poeg suri või Abraham, kui ta lastes on,
neil kellelgi ei käinud mõttest läbi see idee, et kuule, et aga hülgaks Jumala. Ja kui sa vaatad väga palju kristlikku maailma, siis väga tihti kirikust minnakse ära, pettumus on üks asi, aga teine on valu. Et näed, mul lähedane inimene suri ootamatult ära, midagi juhtus, Jumal lasi mu pangalaenul alt minna, ma kaotsin oma kodu. Ja tekib mingi pettumus ja minnakse kirikust ära. See näitab tegelikult seda, et sa oled usku valesti mõistnud. On see väga jõhker aus vastus. Ja ma üritan seda nagu mitte kohutuvistalt öeldud, vaid et see on lihtsalt see, et mingi arusaam kuskil on veel olnud pinna peal või vale. Ja sest, et kui sa päriselt sügavalt oled osaduses Jumalaga, sa saad aru, et see on nii olemuslik, et vahet pole, mis siin maailmas toimub, see dimensioon sinu ja Jumala vahel ei muutu. See sidusus jääb alati, kuni sa ära sured ja siis sa oled temaga kogu aeg sellises nagu sidususes, on ju. Aga meil tuleb hoida seda. Me peame vaatama, et me ei lase maailma seda mõjutada, seda tugevat sidusust iseenda Jumalaga. Ja miks see on oluline, ongi see, et sellest lähtub ka sinu igapäeva normaalne elu. Sellest tugevast sinu ja Jumala olemuslikust, mõistvast, armastavast suhtest lähtub see, kuidas sa siin maailmas tegelikult opereerid. Ja kui sa lähed enne kõike igale poole vaimuliku inimesena, sest et kui Jumal on sinuga koos ja sa oled vaimolend, nii nagu Jumal on, siis igal pool, kus sa oled ikka vaimulik, vahet pole, kas sa oled inimene või nagu ilmalikus keskkonnas või mitte. Kui sa lähed sellest lähtepunktist, siis pole vahet, kus kohas sa oled. Sa kannad endaga Jumalat kaasas. Ja muudad seda maailma läbi selle. Et see on see, ja minu arust see ongi normaalne kristlus. Väga nagu kokkuvõtvalt, et kanna Jumalat enda sees, mine maailma. Boom, normaalne kristlus. Boom. Aga mis sa arvad, mis on sinu arust siuke tasakaalukas kristlus? Kuidas see välja näeb? Ma leian, et see tasakaalukas kristlus on ka väga huvitav arusaam tegelikult, sest et ja me kipume ikka inimestena minema nagu äärmusest äärmusesse, et tasakaalukas tähendab seda, et mul on tasakaalus, et kui ma teen 8 tundi tööd, siis järelikult ma pean 8 tundi Jumalat teenima, 8 tundi Jumala juures olema ja 8 tundi magama ja siis see on nagu see tasakaalukas, aga tegelikkuses see nagu, ma näitan 2 minu siukest tavapärast päeva, Üks päev ma loen oma 1 peatüki piiblit, teen 1 palve päevas ja siis ülejäänud päev ma tegelen lapsega, koristan kodu, teen süüa, käin võib-olla väljas teenimas kedagi, väljas võib-olla mentordamas kedagi, suhtlen lihtsalt inimestega ja kui ma suhtlen inimestega, siis tahes-tahtmata kuidagi tuleb alati Jumal ka sinna vestlustesse, ja siis lähen koju, teen süüa, mängime kaarte, mängime Monopoly, vaatame filmi, raha... Ei mängi, seda me reaalselt ei mängi, see on üks asi, me üldse mängi. Mängime Monopoly, mängime kaarte, vaatame filmi, seriaale, ei ole Chosenit, ei vaata iga õhtu, vaatame mingi Kariibi mere piraate, vaatame piraatide seriaale, igasuguseid asju, MacGyverit, mis iganes, ja see on tavapärane päev, ja siis on näiteks selline päev, kus ma ärkan ülesse, ma loen piiblit tund aega, palvetan sinna otsa tund aega, ülistan täiega Jumalat, käime teenistusel, teenime veel Jumalat, vestlused on põhimõtteliselt primaarselt Jumalakesksed, ja on selline päev, ja nendel mõlemal päeval ma teenin Jumalat. Mõlemad päevad on Jumala ees võrdsed. Isegi, et ühel päeval ma tegelen lapsega terve päev, vaatan filmi lihtsalt, Need mõlemad päevad on Jumala ees võrdsed, sest et mu süda on Jumalale. Ja nagu mu süda on Jumala ees avatud. Ma olen täiega nõus, see on väga siuke proportsionaalne ja normaalne elu võib-olla. Et sa saad aru, et täpselt, et su süda on alati Jumala juures tegelikkuses. Sest meid on kutsutud teenima nii vaimulikus mõttes, aga ka täiesti lihalikus mõttes. Ja kui me kasvataksime, jätaksime oma lapsed näiteks unarusse ja jookseksime kirikusse teenima, sellepärast, et meil on tunne, et me tahaksime vaimulikust teenimises olla rohkem kui, ma ei tea, lapsi kasvatada kodus, siis see ei ole Jumalale meelepärane tegevus. Sa pead hiljem aru andma selle eest. Täpselt. Sa oled hülja andnud oma perekonna järsku ja sa pead järsku selle eest aru andma. Kohutav ju. Ja nagu pigem ei tahaks seda teha. Sa ei ole jällegi, üks varasem asi, mida me oma osades kunagi ütlesime ka, et sa ei ole kutsutud kasvatama katkiseid lapsi. Ja nagu
tõesti, sa pead, see on väga oluline ja lastena on vaja nii emmet kui issit on ja mõlemad peavad kodus olema olemas ja panustama sinna. Et see, selles mõttes see on, ma vaatan, kuidas meie laps on ja ta on täpselt tänu sellele on ju mega rõõmus, sest mõlemad on kodus olemas ja mõlemad armastavad teda tegelevad temaga, on ju. See tasakaalukus väljendubki tegelikult selles, et Jumal on sinuga igas olukorras kaasas. Ja sina oled alati Jumala poolt ja sa kannad Jumalat enda sees ja su süda on Jumala juures. See ongi tasakaal. Et, ja mõnikord meil võib tulla tunne, et me peame maailma normaalsuse või tasakaalukuse nimel ohverdama midagi endast võib-olla vaimulikku ära. Ma ei tea, kas sina oled kunagi tundnud niimoodi, mina olen küll, et ma olen mõelnud vahetavahevad. Mis sa mõtled täpsemalt sellel? Ma olen mõelnud, et näiteks, et okei, et ma mõtlen, ma panen tähele, et mu mõtted ja lahendused kipuvad olema liiga sellised, et ma pean lihtsalt palvetama selle pärast või ma pean lihtsalt midagi sihukest taolist tegema, on ju. Ja siis mõnikord tuleb mõte, et ei, et ma pean sellised mõttelaadi kõrvale panema, et et ma natuke aega ei loe piiblit või hoian eemale Jumalast selle pärast, et ma tahan, et ma oleks natuke pragmaatilisem või praktilisem, et see on nagu kuidagi normaalsem. Süüke mõte on ka olnud. Ja võt see võib olla natuke nagu teistpidi minek või see võib ohukoht olla, kus sa võid ise nagu pange panna selle pärast, et sa kaotad ära tegelikult. Ühesõnaga, see on kuradi väga hea viis sulle sositada, et mine Jumalast eemale. Ja tegele natuke oma asjadega. Täiega, täpselt nagu. Aga mis meie siis järgmine küsimus? Ongi see tegelikult, et kas karjäär, pereelu, õppimine, vabaaja tegevused mahuvad selle kristliku missiooni sisse? Nagu kui ma valin nagu midagi muud, mis ei lähe nagu otseselt kokku Jumala niimoodi kutsega või koguduse tööga, et nagu kas see on ka okei? No nagu siuksed küsimused on ju. See on tegelikult väga hea küsimus. Mul on endal kohe tänasest päevast väga näide võtta sellele, sest oma töö kontekstis aeg-ajalt ma käin, no ma askeldan ja suhtlen kohutavalt palju igast erinevates valdkondades asjades ja nii mõnigi kord on mul ka võimalus, kuna ma tegelen ka noorte harimisega väga palju siis ja noorte haridusega, siis ma nii mõnigi kord satun ise ka noorte ette ja täna ma pidingi minema rääkima robootikast ja tehnoloogiast grupil 40 last 8-10 aastased. Väga vahvad, hästi valjud, väga ülevoolavad on ju. Ja kell 2 päeval on ju, nüüd muidugi, nüüd tuleb keegi teile rääkima, istuge 30 minutit on ju. Aga nad olid väga tublid, nad olid tõesti tublid. Ja ma astusin sinna lava peale, ma hakkasin oma robootika asjadest rääkima, tutvusin, kes ma olen, mis ma olen ja siis lava peal olles, kuna mul oli hästi kiire sinna, ma hilinesin natuke sinna liikluse ja muudele asjade põhjus, siis ma jooksin siin uksest sisse, ütlesin tere, põhimõtteliselt kohastin laste ette, ütlesin tere on ja siis astusin sinna kenasti ja hakkasin neile rääkima, et mina olen sealt, ma olen Roboteksist, me teeme seda, teda. Ja siis rääkides mul tuli järsku mõte, et sa oled ju kristlane ka. Ja siis ma olin nagu mingi õige. Ja siis ma hakkasin neile rääkima tehnoloogiast ja kõigest, miks see vajalik on ja siis ma hakkasin neile hästi palju suunama seda mõtet nagu selle poole ka, et miks nad mingeid asju teevad, et leida mingisugust tõde, rääksin natukene tõest, rääksin natukene sellest, miks on oluline läbi mõtestada, mis eesmärkidel sa mingeid asju teed, et sa ei teeks kurja siin maailmas, kuidas sa tunned ära, mis on head asjad, nii edasi. Palju nagu sügavamatest asjadest hakkasin koheselt rääkima nendele ja ka sidudes kõik tehnoloogia ja muude asjadega, nagu ma pidin. Ja kõik olid pärast väga vaimustuses ja lapsed olid väga tublid ja küsisid palju asjalikke küsimusi ja nii edasi ka. Aga see on minu arust nagu väga nagu elav näide sellest, kuidas tegelikkuses minu karjäär võib väga paljuski väga ilmalik olla, aga ma olen kõikides asjades väga Jumala poolt juhitud või vähemalt lasen olla. Ma palvetan nende asjadest, mis ma teen, ma küsin neid asju, mida ma peaks tegema ja ma olen alguses saadik öelnud Jumalale, et kõik, mida ma teen, iga ilmalikus kontekstis, sina juhi. Sina ütle, kuhu sa tahad minna. See on sinu asi. Kuna mina olen sinu oma, siis see on sinu asi. Kuna meie oleme kristlased, me oleme abielus, siis see on Jumala abielu täpselt samamoodi. See on tema käsutada öelda, et kuulge, hei, teie peaksite oma abielus minema sinna poole tegema seda. Meie peame siis seda niipidi tegema, oleme kuulakad nendes asjades. Lastega täpselt samamoodi, me kasvatame oma lapsi, mis eesmärgiks. Selleks, et nemad kannaksid seda Jumala pärandit ja Jumala vaimu ja meie tehtud asja edasi ühel päeval, eks ole. Et see kõik, me lähestame kõik asjad selleks, et Jumal on nende sees. Need kõik, mis me teeme. Ja küsimus nüüd on, et kas see on okei? Ma arvaks, et vastupidi, see on lausa vajalik. Seepärast, et kui me ei mõtle, kui vaene maailm oleks, kui meil oleks see kristlik kommuun ja kõik ülejäänud, me reaalselt ei kuulutaks enam sõna. Sellepärast, et me lihtsalt istuksime oma väikses kommuunis, suletud. Aga kui me kanname Jumalat
ja elame selles maailmas ja toimetame selles maailmas niimoodi, et Jumal meie läbi saab kõnetada ja kasutada meid. Palun, me jõuame sinna, kuidas me hakkame evangeliseerima. Täpselt niimoodi ma arvakski. Või mis sa arvad? Ma tooks selle nagu poole siia sisse, et vaata vahepeal võib tekkida see tunne, et see, mida ma nagu oma tööalaselt teen, on ju, et vahepeal tekib see tunne, et kas see on tühine? Et nagu niigi siin maailmas kõik on kaduv ja me oleme kristlastena, et me peaks nagu kuulutama ja nagu mingit väärtust selle poolt edasi andma ja siis samas sa teed nagu mingit tööd ja ma mäletan, kui ma ise nagu õpetajana koolis olin, on ju, ja siis ma andsin mingi matatunde, need on väga olulised, on ju, ja see aitab nii palju õpilasi nagu edasi liikuda elus. Aga kui sa vaatad nagu pikas perspektiivis, et okei, et aga see matemaatika õpetamine, siis toonid Jumala juurde lähemale, on ju, ja siis me nagu korra tuleb siuke mõte tappi, et nagu, kas ma teen nagu tühist tööd või nagu see on nagu kuidagi aja raiskan ja ma tahaks oma aega nagu rakendada mingi muu asja peale, on ju, ma tahaks nagu kuidagi jagada Jumala sõna täiega rohkem edasi, mitte nagu siin koolis olla praegu selle klassiga, on ju. Ja siis ma mäletan, et ma pidin asendama mingi vist teise klassi tundi või midagi siukest ja muidu ma töötan nagu põhikooli gümnaasiumiga, on ju. Ja siis see oli nagu teise klassi pimmud, hullult nunnud lapsed olid, on ju. Ja siis neil oli just mingisugune aine ja meil oli mingi teema ka, mingi pättused ja mingid siuksed teemad, ma isegi ei mäleta, mis aine raames see oli, on ju. Aga pättused ABC oli. Midagi meil oli et nagu siuksed, et nagu ära nagu tee pahandust ja mingid siuksed, ma ei mäleta. Ja siis lapsed nagu küsisid, et aga nagu kuidas ma nagu väldin seda, et minust tulevikus ei saaks kurjategijat, on ju, et kuidas ma väldin seda, et minust ei saaks varast või kurjategijat või nagu paha tegelast, on ju. Ja siis mõtlesin, et okei, et see on tegelikult väga lihtne, et me peame õppima nagu selliseid asju nagu kannatlikkus, üksteise armastamine, hoolimine ja et me toetame üksteist, on ju, ja me õpime mõistma üksteist. Ja siis just ühel tüdrukul kukkus mingi pinal põrandale, on ju. Ja siis mõtlesin, et see on perfektne, tõuseme kõik püsti, kõik 25 pimmukest tõusid mul klassis püsti ja nüüd tuleme appi talle, koristame kõik need asjad ära, paneme talle laua peale tagasi, on ju. Muidugi abiõpetaja, kes seal oli nagu segadustunnis, et niigi raske on panna nagu teise klassi õpilasi lihtsalt rahulikult istuma, on ju. Ja siis tuleb mingi noor nolkõpetaja on nagu mingi, no nii, teeme kaootilisust. Okei, aga ja siis kõik nad tõusid püsti, panime kõik ta pinali ilusasti kokku tagasi, panid laua peale tagasi, kõik on ju, kõik tulid appi ja siis mõtlesin, et näed, selliste asjadega me õpime teiste aitamist, hoolivust, armastamist, on ju, kui te teete, kui te aitate üksteist, kui te hoolite üksteisest, siis teist ei saa kurjategijaid. Et nagu, et see armastus on see põhine, me armastame, hoolime üksteist. Ja siis ma olin nagu mingi, et et okei, et jaa, et nendel karjääridel asjadel, isegi kui see ei ole nagu, siuke koguduse tööd aitav või selline nagu, et see esialgu nagu ei tundu kohe siuke kristlik töö, mida sa teed, on ju, siis ikka see, kes sa oled, kandub kõigesse, mida sa teed. Jumal sinu sees nagu valgustab kõike, milles sa oled. Et jah. Jaa, täpselt. Kusjuures väga lahe näide minu arust ja nii nunnud lapsed tegelikult ka. Aga vaata, kui ägedasti sa tegelikult sõnastasid täpselt selle sama asja lahti, mis mina täna lastega näitasin ka, et see on see, et sa võtad ikkagi lõpuks neid piibellikke tõdesid ja seda, mida Jumal on õpetanud meile ja sõnastad võib-olla, sa räägid nendest samadest asjadest ja ütleme, need on nagu need alustalad selleks, et ühel hetkel see kombinatsioon läheb nagu lahti inimese sees ja ta mõistab, et kui armastus tähendab seda ja tõde tähendab seda ja see tähendab seda, järelikult vastus peab olema Jumal. Ja sest kui Jumal siis kohale tulles, ta tajub ära, ta saab aru, mis siis toimub ja mis värk nagu tegelikult sees on. Seda meie pastor ka hästi palju rääkinud tegelikult, et vaat on inimesi, kellel on sees olemas see raamistik ja eeldusi, kui ta Jumala juurde tuleb, siis talle lihtsalt kõik loksub paika, ta mõistab täpselt. Teine tuleb Jumala juurde, ta on nagu kuu pealt kukkunud, on ju, nagu nullist hakka ehitama inimese sisse raamistikku. Aga et see raamistiku ehitamine, see on võimalik. Täiesti ilmalikus kontekstis. Ja ma arvan, et see on üks osa kristlaste kutsumisest tegelikkuses. On see õigete mõttelaadide juba selgitamine enne seda isegi, kui inimene on veel isiklikus suhtes Jumalaga. Sest et see raamistik aitab tal jõuda selleni. Ja see on väga-väga oluline. Eriti lastega.
jah, täpselt jah. Aga ka igas töökohas tegelikult sa saad kas või oma kolleegidele jagada seda, kes sa oled Jumalas. Jaa, täpselt. Aga ma tahaks küsida ka vaba aja tegevuste kohta, et kas meie kristlastena ma tean, et me nagu trenni on juba ära nagu põhjendatud, et kuna see on meie püha vaimu templi eest hoolitsemine, on ju, et sellepärast on oluline trenni teha, tervislikult toituda, on ju, et selle peale me võime vaba aega kulutada. Aga kuidas muud asjadega on näiteks arvutimängud ja muud asjad? Vaatan mind, kui sa puudutaks mind. Me koos mängime. Aga et vahest võib ju tekkida nagu see stigma, et kui sa vaba aega nagu kasutad ebaproduktiivselt kristlasena, et siis on kuidagi halb asi. Et nagu, mis me sellest arvame? No üleüldiselt jah, nagu aega niisama raisata ei ole jah hea, aga raiskamise alla ei käi puhkamine, ma pean kohe panema selle tärni. Ja vaba aja tegevused minu jaoks käivad ka selleks, et sa teed oma hinge rõõmsaks nendega. Ja see täiesti aktsepteeritud, täiesti lubatud. See on isegi lausa nagu soovitatud, on ju. Et ma usun, et ka piibel ei räägi meil otseselt hobidest, aga ma arvan, et see on täiesti normaalne, et inimestel olid hobid ka tollel ajal, sellepärast, et see on midagi, mis lihtsalt lahutab su meelt, teeb sind rõõmsaks. Võib-olla jah, neil ei olnud telekat, arvutimänge või midagi sellist, aga nagu ma ei tea, ja nendes asjades sa saad ka samamoodi, sa saad neid teha niimoodi, et sa tood Jumala au, et sa naudid seda, tunned sellest rõõmu ja siis teed seda proportsionaalselt ka, on ju. Mina küll iga kord palvetan, kui me mängime lauamänge koos. Vaba aja tegevused, et nagu, ühesõnaga, et sul on lubatud tunda ennast hästi. Ja tegelikult isegi näiteks ka vaimulike asja, mida sa kasutad vaimulikus kontekstis, näiteks pillimäng. Ma mõtlen kohe, et okei, kui ma mängin kitarri, kas ma tohin mängida mitte kristlikud muusikat ka kitarri peal? Vastus on jaa, muidugi võid. On ju, et kui see arendab sind, sul on lõbus. Esiteks, kui sul on lõbus, siis see on hea. Teiseks, kui see arendab sinu oskust, pillimängu oskust, siis see ju lõpuks kandab ka kirikumusikasse üle. Et nagu, milles küsimus on, muidugi sa aitad sellega ka, sa lihtsalt ära tee jäledat muusikat. Ja väga nagu viia Kristuse vastast muusikat, siis on nagu okei. Et aga täiesti võib. Mina vastaks sellele nii. Ja ma olen avastanud ka, et mina näiteks läbi, ma ei tea, mulle meeldib teha puutööd ja mulle meeldib restaureerida mingeid vanu mööbli esemeid ka ja siis ma avastasin, et ma hakkan nagu rääkima Jumalaga seda tehes, on ju, et see on nagu päris siuke üksluine asi, on ju, kui sul on mingi, ma ei tea, teed väga palju kappe ja asju ja sul on vaja lihvida nagu mingi 300 erinevat lauda, on ju, et siis, see on veits tüütu, on ju, et aga selle keskel nagu ma avastasin, et nii mõnus on rääkida Jumalaga, nii mõnus on mõlgutada mõtteid Jumala üle. Ja kuidagi nagu sellised hobid ja asjad, mida sa teed vabal ajal ja et nagu sa ei pea olema meeletult produktiivne kogu aeg, on ju. Sul ei pea olema nagu kõik, mis sa teed ainult nagu koguduse jaoks või ainult nagu selline nagu kristliku elu suunitluse jaoks, on ju. Vaid sa võid teha nagu tavalisi asju. Sa võid sõbrannaga minna rääkida poistest. Sa võid, ma ei tea, nagu, saad aru, sa võid nagu, sul on lubatud kuulata tavalist muusikat, sul on lubatud nagu teha mingid asjad nagu, sa ei pea olema niimoodi, et iga teine lause on mingi piiblikirjakohad ja nagu, ja kuidagi võltsima seda. Jaa, et mida rohkem sa hakkad nagu petsma ennast pühamaks, seda rohkem kibestumist see tegelikult toob. Sest jällegi vaata, sina hakkad rohkem panema endale maski pähe ja siis sa hakkad, nagu tekib jälle see kohtumõistmine iseenda üle ja hakkab ka teiste üle tekkima, on ju. Aga see Jumalaga elu ei ole nagu, ei ole ainult see, et sa kogu aeg helendad, on ju. Ja meil on ka nagu vahest see arusaam, et kui sa oled kristlane, siis sa peadki nagu kogu aeg helendama ja igasse ruumi, kuhu sa tuled, nüüd sul peab olema midagi prohvetlikku öelda, nüüd sa pead kohe nagu kõigi eest palvetama ja kõik saavad mingi prohvetliku ilmutuse ja mis iganes veel, on ju, et aga nagu reaalsuses need asjad ei käi alati niimoodi, et jah, neid võib juhtuda, aga nagu tegelikkuses sa oled tavaline inimene ja sinu sees elab Jumal ja see väljendub inimestele ja sa ei pea nagu üle mõtlema, et kuidas nüüd sa pead meeletult väljendama, et sa oled püha kristlane. Ja et sa võid nagu oma vaba aega, meil oli vabast ajast oli jutt. Et sa võid vaba aega kasutada ja tavaliste asjade tegemisteks. Nagu sul on lubatud olla normaalne inimene. Ja täpselt. Sa ei pea nagu
kuidagi pidi nagu punnitama ennast välja ühte või teist pidi. Et see nagu, Jumal on ju nagu näinud, milline sa oled, mis huvid sul on, mis hobid sul on ja ta kasutab neid asju ära ja kui me mõtleme, et kas need asjad mahuvad, kas mu karjäär, kas mu pereelu, kas need asjad mahuvad kristlikku missiooni, siis Jumal on ju juba ette ära näinud, milline sa oled, mida sa armastad teha ja ta kasutabki neid asju ära. Ja see on hämmastav nagu. Ja ma olen täiega nõus sellega muideks ja veel see ka, et Jumal ju muudab seda, mida sina pead normaalseks. Et kui sa oled nagu Jumalaga osaduses, meie väike külaline tuleb ja läheb. Aitäh. Siis Jumal, kuna sa puutud nii sügavalt kokku Jumalaga, siis tema ise muudab seda, mida sa pead normaalseks ka muideks. Ja ta suunab su hobisid ka ja kõiki sükseid asju. See on täiesti okei ja normaalne. Nii et nagu lase ka Jumalal suunata seda. Ja ta tunneb sind, ta teab sind ja sa oled tema laps, ta armastab sind. On ju? Et ma arvan, meie nagu kõige põhilisem funktsioon kristlasena või kõige põhilisem ülesanne kristlasena on see, et täita ennast ja rohkem Jumalaga, liikuda rohkem Jumala poole, siis Jumal on see, kes muudab, Jumal on see, kes annab selle tahta tema asju. Just. Ja tema on see, kes viib sind oma missiooni, oma kutsumusse, ja meie nagu ülesanne ei ole punnitada kuidagi seda või punnitada ennast mingiks kristlaseks, kes me ei ole loodud olema, vaid küll Jumal on see, kes nagu paneb selle sükse raskuse meie südame peale, vaadata, näed, seda olukorda vaja muuta, seda asja, sul on vaja siin oma hoiakut muuta, sul on vaja siin neid asju muuta, okei? Ja nagu, ja muudab sind ja puhastab sind ja tühjendab sind sellest pahnast ja täidab endaga, enda pühavaimuga sind ja täidab oma vaimuga sind ja me ei pea nagu üle muretsema, et täiega. Me ei pea üle muretsema. Täiega, me ei pea üldse üle muretsema. See on täiega hea point muideks. See on nii oluline teada seda, et see on nagu Jumal tahab, et sa tunneksid ennast vabalt. Et sa oleksid hingamises, nagu päris hingamises, mitte nagu välja mõeldud kramplikus hingamises. Aga mis on sinu selline lõpetav mõte siia? Ma arvakski, et võib-olla see, et ma tahaks öelda lihtsalt seda, et sinu normaalne usuelu on sinu normaalne elu koos Jumalaga. See on lihtsalt, see on nii lihtne tegelikult ongi. Et sa ei pea hakkama meeletult silda viskama või ma ei tea, mis radikaalseid samme tegema. Ja kui sa pead neid tegema, siis usalda seda, et Jumal ise ütleb sulle, et sa pead neid asju hakkama tegema. Et see ei ole nagu, sa võid näiteks, ma ei tea, sa võid vahetada hobisid, sa võid vahetada töökohta, sa võid nagu kõiki normaalseid asju teha, mida inimesed teevad ka oma igapäeva elus, eks ole. See on okei. Et sa võid olla inimene kogu oma elu keskel, aga lase Jumala enda igasse elu valdkonda sisse ja las tema juhib sind nendes asjades. Ja ära tee suuri liigutusi ilma temaga läbi konsulteerimata. Mõttes ja mis sina ütleksid? Ma arvan, et ma ütleks seda, et alusta igat päeva nii, et sa otsustad olla alandlik Jumala ees. Et sa otsustad alandlikult vastu võtta kõike seda, mida Jumal tahab su elus teha ja neid muutusi, mida ta tahab ellu viia. Aga et sa oled alandlik, et ära mine elus nagu kõrgilt läbi. Jää alati alandlikuks, stay humble. Jah, täpselt, stay humble. Väga ja alandlikuks ja ära unusta, et armasta oma Jumalat, armasta ligimisi. Jah. Aga ma arvan, et selliste mõtetega me tahaksimegi tänase osa kokku võtta. Aitäh teile, kallid kuulajad ja vaatajad, et te olete meiega sellel imelisel teekonnal. Me palume, et Jumal õnnistaks igat ühte teist ja teadke, et meie armastame teid, aga Jeesus armastab veel rohkem. Ja näeme järgmine kord.